Tervist! Tänase tähtsa päeva puhul otsustasin, et räägin Eesti lipust. 29. septembril 1881. aastal määrati üliõpilaskorporatsiooni Vironia asutamiskoosolekul Aleksander Mõttuse idee põhjal Tartus kindlaks korporatsiooni värvid: sinine, must ja valge. Sinine tähendab Eestimaa taevast, järvede ja mere peegeldust, tõe ning rahvuslikele aadetele ustavuse sümbolit. Must kodumaa mulla ja rahvuskuue värvi ning valge rahva püüd õnne ja valguse poole. Ühe teate järgi olevat võetud eeskujuks Soome rahvusvärvid ja neile lisatud must. Sinine, must ja valge ei olnud algusest peale enesestmõistetavad Eesti lipuvärvid. Nii on Jaan Bergmanni 1881. aasta avaldatud luuletuses Eesti lipp ja lipulaul Eesti lipu värvideks nimetatud sinine, ka helesinine, must ja roheline. Selline lipp on praegu korporatsioonil Rotalia. Kuna korporatsiooni ei lubatud asutada, anti värvid hoiule Eesti üliõpilaste seltsi ehk EÜS-i. Vana kalendri järgi 26. märtsiks ja uue kalendri järgi 7. aprilliks 1884. aastal valmis Karl August Hermanni abikaasa Paula eestvõttel ja Miina Hermanni, tuntud kui ka Miina Härma, ning Põltsamaa kihelkonna koolmeistri Gustav Peermanni tütre Emilia Peermanni kaasabil EÜS-i lipp. Teise versiooni järgi ostis Emilia Peermann Põltsamaal Leichbergi riidekaupluses 3 tükki siidriiet ja õmbles selle kokku oma toas, mis asus jõeäärses kihelkonna koolimajas. Gustav Peermanni puutööga ajas valmis Varras ja tema poeg Kristof Peermann viis lipu Tartusse. See siidist lipp, mida hiljem säilitati rahvusliku reliikviana, sai Eesti lipu emalipuks. 4. juunil 1884. aastal õnnistas ja pühitses selle lipu Otepää kiriklassaalis õpetaja Rudolf Kallas. 1. novembril 1905. aastal esines EÜS-i lipp esimest korda avalikult Tartu meeleavaldusrongkäigul. Lipp seostus edaspidi Eesti rahvuslusega. 24. veebruaril 1918. aastal kuulutati sinimustvalgete lippude lehvides välja Eesti Vabariik. 25. veebruaril 1918. aastal heiskasid lipu Pika Hermanni torni tippu kapten Schmidt, lipnikud Sälg ja Lippus. Teise versiooni järgi seda aga ei toimunud. 1918. aasta lõpus peale Saksa okupatsiooni heisati sinimustvalge lipp Toompeale Pika Hermanni torni tippu. Lipu heiskajad olid Kaarel Uusmaa, Oskar Siiak ja Karl Kriisk. 21. novembril 1918. aastal esitas ajutine valitsus sinimustvalge lipu maapäevale kinnitamiseks Eesti riigilipuna, kuid maapäeva kinnitust ei järgnenud. 27. juunil 1922. aastal võttis Riigikogu vastu riigilipu seaduse, mis lõplikult fikseeris sinimustvalge lipu staatuse riigilipuna. 1934. aastal väideti Vapside ajalehes Võitlus, et valitsus on rahvalt keelanud riigilipu tarvitamise. Sinimustvalge ei ole enam rahvuslipp. Saagu meile uueks rahvuslipuks vabadussõjalaste valge must märgiks, et sellega me matame maha kõik vana mustuse ja ehitame uue puhta Eesti. 4. juunil 1934. aastal tähistati üle Eesti pidulikult esimese sinimustvalge lipu 50. aastapäeva. Pärast pidustusi andis EÜS ajaloolise lipu hoiule Eesti Rahva Muuseumi. Keskmiselt kulus aastas 15 lippu hinnaga kokku 420 krooni. Sügiseti, tormide ja sadude ajal rabaldus lipp sageldi 1 päeva jooksul. Hea suveilmaga pidas vastu kuni 4 nädalat. Kokkuhoiu eesmärgil parandati kannatada saanud lippe. 1940. aasta juunis toimus juunipööre ning sinine, must ja valge polnud enam kahjuks Eesti riigilipu värvid. Nõukogude okupatsiooni ajal keelati Eestis sinimustvalge lipu kasutamine. 21. juunil 1940. aastal kõrvaldati Pika Hermanni tornist Eesti Vabariigi lipp, kuid juba järgmisel päeval tõsteti see oma kohale tagasi. Eesti lipu kõrvale lisandus punalipp. Eesti lipp eemaldati Pika Hermanni tornist 27. juulil 1940. aastal. EÜS-i liikmed viisid ajaloolise lipu Nõukogude võimu eest varjule Vaimastveere lähedale Lääne-Mardi tallu. 22. juunil 1941. aastal algas operatsioon Barbarossa. Teljeriigid tungisid kallale Nõukogude Liidule ning 28. augustil vabastati Nõukogude vägede käest Tallinn.
Samal päeval heiskas 16-aastane Fred ise koos oma kaaslastega lipu Pika Hermanni torni. Saksa okupatsioonivõimud tunnustasid sinimustvalget eestlaste rahvuslipuna, kuid mitte riigilipuna. 21. septembril 1944. aastal tõsteti Eesti lipp sakslaste lahkudes korraks veel Pika Hermanni torni tippu. Ent 22. septembril 1944. aastal, kui Punaarmee oli Tallinna sisenenud, asendati see taas punalipuga. 1981. aasta septembri numbris ilmus ajakirjas Loomus kunstiüliõpilase Andrus Rõugu luuletus Akrostikon silmades taevas ja meri, mille ridade ja esimesed tähed andsid ülalt alla lugedes kokku Eesti lipu värve markeerivad sõnad sini, must, valge. 21. oktoobril 1987. aastal lehvis Võrus sinimustvalge lipp, mida võimud ei seondunud maha rebida. Lipp toodi jälle avalikult välja 1988. aastal. 2. veebruaril 1988. aastal toodi lipp välja Eesti Teaduste Akadeemia meeskoori kontserdil Estonias koos Eesti lipu lauluga. 24. veebruaril 1988. aastal otsustasid 3 noormeest Mustlas öösel salaja Eesti lipu Mustla piimatööstuse korsta otsa viia. 17. aprillil 1988. aastal kasutati Tartu muinsuskaitse päevadel avalikult rahvusvärve. Esialgu oli iga värv eraldi vardas EUS-i maja peal. Maja ees peetud kõnekoosolekul osales umbes 7000 inimest. Sinimustvalged lipud olid rahval kaasas ja sellest päevast peale jäi lipp avalikku kasutusse. 14. mail 1988. aastal Tartu levimuusikapäevade kontserdil Tähtvere lauluväljakul kuulasid 10 000 inimesed vaimustunult Alu Mattiiseni ja Jüri Leesmendi isamaalisi laule ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia esimese kursuse tudengid lehvitasid lava ees suurt sinimustvalget lippu. 2. juunil 1988. aastal võttis Eesti Muinsuskaitse Seltsi volikogu vastu deklaratsiooni Eesti rahvusvärvidest ja Eesti rahvuslipust, milles tunnistati Eesti rahvussümboleid ja teotati neid nüüd ja edaspidi väärikalt kanda kui rahvuslikku pühadust. Tallinna vanalinna päevade ajal juunis 1988. aastal toimusid öised laulupeod lauluväljakul, kuhu noored kõndisid üksikute sinimustvalgete lippudega Raekoja platsilt. 23. juunil 1988. aastal avaldati Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi seadus riikliku ja rahvussümboolika kohta Eesti NSV-s, millega tunnistati sinine, must ja valge Eesti rahvusvärvideks. Tartu Tähetornis heisati sinimustvalge lipp 23. juunil 1988. aastal. Alates sellest ajast lehvib seal sinimustvalge. 12. juulil 1988. aastal heiskas vaba sõltumatu noortekolonn number 1 Suure Munamäe vaatetorni Eesti rahvuslipu. Kui see 14. juulil võimude poolt maha võeti, viidi 15. juulil sinna uus lipp, mida enam maha ei võetud. Sellest ajast peale on tornis lehvinud taas sinimustvalge lipp. 20. oktoobri 1988. aasta seadusega tunnustati sinimustvalget lippu rahvuslipuna. Ühtlasi rõhutati, et rahvuslipp ei asenda riigilippu. Selleks jäi endiselt Eesti NSV lipp. Jõululaupäeval 24. detsembril 1988. aastal heisati sinimustvalge lipp rahva hulgas silme ees Kuressaare linnuse kaitsetorni. Kohal olid laulukoor, kirikuõpetajad, peeti kõnesid ja lauldi rahvuslikke laule. 24. veebruaril 1989. aastal heisati sinimustvalge lipp rahvuslipuna Pika Hermanni torni. Tuhanded eestlased olid kogunenud Toompeale kuberneri aeda ja 100 000 jälgisid tseremooniat Eesti Televisiooni vahendusel. Kell 8.33 hommikul heiskasid spetsiaalse helisignatuuri saatel lipu Tallinna 3. keskkooli 8. klassi õpilane Madis Laansalu, Tallinna 37. keskkooli 8. klassi õpilane Sille Priks, Tallinna 54. keskkooli 7. klassi õpilane Helen Lepalaan ja Tallinna Muusikakeskkooli 8. klassi õpilane Rauno Tagel. 8. mail 1990. aastal võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu seaduse Eesti sümboolikast, millega sätestati, et Eesti riigi värvid on sinine, must ja valge. 7. augustil 1990. aastal võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu seaduse riigilipu ja riigivapi kohta.
milles otsustati riigilipuna kasutusele võtta kuni 1940. aasta augustini Eestis kehtinud riigilipp. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tõi perekond Kork ajaloolise lipu peidupaigast välja ning andis selle 1992. aasta algul üle Eesti üliõpilasseltsile. Lipu korrastamise järel restauraatorite poolt andsid üliõpilased selle taas hoiule Eesti Rahva Muuseumisse. Sama lipp on ka praegu Eesti Rahva Muuseumis. 7. juulil 1992. aastal kinnitas Riigikogu vastava seadusega riigilipu ja riigivapi etalonkujutised. 4. juuni 1994 oli lipu õnnistamise juubelipäevana kuulutatud valitsuse poolt lipupäevaks. Eesti lipu külgede suhe on 7/11. Igaühel on õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, järgides Eesti lipu seadust ning head tava. Riigilipp heisatakse päiksetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8. Lipp langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22:00. Kui valitsus ei ole andnud erikorraldust riigilipu heiskamise ja langetamise kohta mõnel teisel kellaajal. Jaaniööl riigilippu ei langetata. Taaskord ütlen, et kui te tahate, et teen millegast video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!